Täna toimub EMSL-i 8. digitöötuba, teemal rahastuse leidmine ja annetuste kogumine ja teile räägib sellest Uwe Poom ja Jaan Urb. Ja annangi nüüd sõnajärje üle Uvele. Nii, palun. Nii, suur aitäh. Eelduslikult on nüüd kõik siin ilusti näha. Just, väga hea. Nii, tervist kaugelt maalt kuulajatele ja siin ruumis viibijatele. Mina olen Uwe ja viin läbi seda konkreetset töötuba, mis nüüd algab. Minu kõrval on siin Jaan. Tere! Ja Jaan natukene sekundeerib või oponeerib nendele mõtetele, mida mina peamiselt jagan. Ja siis pärast lõuna toimub veel üks seminar, mida siis viib peamiselt Jaan läbi ja kus mina täidan teise viiuli rolli. Ja taustaks minust endast, et ma olen viimaste, praktiliselt kogu oma teadliku karjääri tegelenud, inglise keeles öeldakse fundraising, ehk siis rahastuse leidmisega, et kas see on olnud institutsionaalsetelt doonoritelt või rahastajatelt või sponsoritelt või eraisikutelt, et töölaualt on enam kui 10 aasta jooksul kõikvõimalikke žanre läbi käinud. Ja oma tutvustuseks ütlen seda, et suurem osa oma tööalasest elust olen toimetanud kõiksuguste projektidega, eelarvetega, ehk siis kogu selline rahamajandus just nimelt sellise projektijuhi vaates on väga igapäevane teema. Ja ka kolmas sektor on aastast, ma arvan, 2004 on päris tuttav, et alustasin kunagi üliõpilasesinduses ja sealt edasi Eesti Noorteühenduste Liit ja nii edasi, nii et selles mõttes on see maailm nende võlude ja valudega on üsna hästi nagu tuttav. Võt. Nii. Ja võib-olla veel taustaks, et me siis Jaaniga oleme ka kolleegid ettevõttes Budget Matador, mis aitabki just siis eeskätt MTÜ-del oma rahaasju korras hoida. Aga tänase teema juurde tulles, siis laias laastus 5 sellist teemaplokki, mis eelseisva tunniga tahaks läbi käia. Lühidalt räägiks korraks rahastuse leidmise taksonoomiast ja millele siis meie keskendume on just annetuste osa. Siis räägiks konkreetsetest tööriistadest, mida saab kasutada annetuste kogumise lihtsustamisel. Ja seejärel räägiks natukene annetuste leidmise ja kogumise põhimõtetest ja hoiakutest. Seejärel protsessist ning lõpuks konkreetsetest viisidest ja siis need digitaalsed tööriistad, ma siis kirjeldan, kuidas neid saab erinevates etappides kasutada. Igaks juhuks seega vahele selles mõttes, et sissejuhatuses juba öeldi, et kui on nagu küsimusi, siis laske tulla, et palju lihtsam on vastata konkreetsetele soovidele ja küsimustele, et sellisel juhul, kuivõrd me teid teisel pool arvutit ei näe, siis me võime aimata, et mis teile nagu kõige rohkem korda läheb. Aga kui te seda meile ütlete, siis on sellest koolitusest meile mõlemale nagu oluliselt rohkem kasu. Just. Nii, alustame siis sellest kiirest taksonoomiast, et laiast laastus võib öelda, et on 5-6 annetuste kogumise või rahastuse kogumise tüüti MTÜ-del. On projektitoetused, tavaliselt tulevad need kuskilt siis kas avaliku sektori või kolmanda sektori fondist ja nende taotlemisega on Eesti MTÜ-d ilmselt suhteliselt kenasti harjunud. Teine suund on siis sponsorlus, mis on rohkem selline, mingis mõttes võib öelda kohati ka reklaamtehing, et õllesummerit sponsoreerib A. Le Coq. A. Le Coq ei tee seda sellepärast, et see on ühiskondlikult väga kasulik, aga rohkem sellepärast, et ta saab sealt reklaami vastu. See on üks võimalus seda vaadata. Siis on olemas nagu crowdfinancing. Sellega see on rohkem sotsiaalsetele ettevõtetele mõeldud suund, aga see on siis see koht, kus inimesed annavad ka teadlikult siis kas laenu või algkapitali mõne näiteks mikroettevõtja tegevuste alustamiseks. See on arenevas maailmas tohutult populaarne, kus ongi erinevad platvormid, mille kaudu siis näiteks saab keegi Indoneesias endale $100 laenu, et osta endale mobiiltelefon ja hakata pakkuma seda nagu välja rentima siis telefonikõnedeks ja veebis surfamiseks oma külas.
ja sealt edasi tuleb siis nagu sotsiaalne ettevõtlus ja omatulu kogumine teenustest. See on ka tegelikult väga trendikas valdkond ja iga teema siin võimaldab tervet ilmselt magistriõppekava teha. Meie aga keskendume siis sellele annetuste poolele ja annetuste fookus on siis täna peamiselt kahel teemal. Üks on suurtoetajatelt annetuste kogumine nii-öelda müügitöö kaudu ja teine on väiksematelt toetajatelt annetuste kogumine kampaaniate kaudu. Ja ma tahtsin seal vahele lihtsalt öelda, et mulle seesama projektitoetused versus annetused mulle tundub, et kõik, kes puudutab nagu Eestit ja üleüldse sellist Mandri-Euroopat, siis need on tegelikult vähemalt tänaseni rohkem kursis just nimelt projektitoetustega on sellist kogemust on nagu oluliselt rohkem ja kõik, mis jäävad nagu üle lombi ehk siis Ameerika poolele, need on nagu rohkem sponsorluse põhised. Või isegi annetuspõhised. Või isegi annetuspõhised, ehk siis, et selles mõttes siin on nagu oluline nagu difference kahe süsteemi vahel tegelikult, et sellepärast võib-olla meie või eestlaste jaoks on selline nii-öelda annetuste saamine on võib-olla natukene siuke tänaseks veel tegelikult natuke harjumatu. Jah, ütleme, et tuleb, aga sellega on kindlasti palju tööd teha. Ja siis sealt raames, seal kontekstis me räägime natukene ka annetuse tüüpidest, et kuidas siis nii-öelda paketeerida seda annetamise või annetust ennast toetajale. Ja tasub meeles pidada, et annetus on rohkem selline filantroppiline või nagu heategevust instinktist kantud või raha leidmise viis. Ja millest me täna ei räägi, aga mis väärib äramärkimist, on tulumaksusoodustustega ühingute nimekiri. See on tegelikult väga suur asi, kui ühing sinna saab. Ja see soodustab seda, kui kergekäeliselt siis nii eraisikutest kui ka võib-olla erafirmadest toetajad on valmis ühingut toetama. Aga jälle, et sellest me ei räägi, küll aga ma markeerin selle ära, et kui see ei ole teile veel tuttav teema, siis väga soovitan üle vaadata. Just. Nii, kiire ülevaade siis nendest digitaalsetest tööriistadest. See on kitsas valim, aga ma arvan, et see on selles suhtes oluline, et sellega saab juba tööle asuda. Ühesõnaga, nagu öeldud, on üks meie tänase koolituse teema on suurematelt toetajatelt annetuste kogumine ja just nimelt, kuidas seda teha siis nii-öelda müügivõtetega. Ja me räägime kiiresti tabelite pidamisest, et kontakte hallata, Trellost ja Pipedrive'ist, mis on siis 2 sellist protsessi juhtimise rakendust ja MailChimpist, millega on hea uudiskirju ja annetuskampaaniaid läbi viia. Siis millest me väga põhjalikult ei räägi, aga mis olgu pildis on kõik sotsiaalmeediakanalid, kuna see on see, kus tänapäeval väga palju annetuste kogumisest tegelikult käib, et inimesteni jõuda. Ja millest me siis jälle natuke rohkem räägime, on veebimaksete kogumise võimalused. Et on sellised 2-3 lahendust, mida tahaks käsitleda kiiresti. Ja põhimõtteliselt tahakski siis asja kallale asuda. Et mis on hästi oluline annetuste kogumisel on see, et teatud nagu põhimõtted ja hoiakud enda sees, kui annetuste kogujal oleks paigas. Ja selle 5-minutise slaidi käsitlemise tulemusena ilmselt ei jõua me väga palju nagu väärtustega tööd teha, küll aga need on teemad, mille osas ma soovitan mediteerida, kuna seal me oleme erinevas etapis selles, mida me arvame, et rahastuse kogumine tähendab. Aga need 3 asja, mis mina olen üritanud omaks võtta aastate tulemusena, isegi kui see kõlab kohati natukene niimoodi kommertslikult, aga et need asjad tõesti toimivad. Ja esimene idee on siis selles, et annetuse küsimine ei ole almuse palumine. Et väga palju Eesti inimesel on selline hoiak sees, et see on mingisugune kerjamine ja mu eneseväärikus ei luba seda teha. Ja sellest instinktist võib täiesti aru saada, aga tegelikult annetamist tuleb pigem näha võimalusena kellelegi annetajale siis anda ühiskonda tagasi või panustada ühel või teisel viisil. Et see siuke mõtteline korrektuur või see hoiak on väga oluline paika saada endal. See lihtsalt võimaldab suurema innuga seda tööd teha. Siis teine analoogne teema on see, et annetuste kogumine on müügitöö. Ja ta on müügitöö nagu väga mitmes mõttes, et ta on nagu selle protsessi mõttes, et kuidas seda ette valmistada ja läbi viia ja telefonikõned ja e-mailid ja nii edasi.
ja teisest küljest on ta müügitöö ka just nagu sõnumite mõttes, et kuidas, mida, kellele öelda, segmenteerida võimalikud annetajad erinevatesse gruppidesse, kohandada sõnumid ja kanalite valik siis vastavalt sellele, kellelt on lootust annetust saada. See võib-olla selles suhtes on isegi natukene võib-olla keerulisem kui reaalselt mingi tootemüügiga tegelemine, sest kui inimene ostab midagi toote mõttes, ta saab mingisuguse toote või teenuse vastu, et selle annetuste puhul on tegelikult täpselt sama teema, et mis on see asi, mida see annetaja tegelikult saab sellest, et tõenäoliselt on see mingisugune heaolutunne, aga see peab olema kommunikeeritud. Ja see nagu abstraktsed asjad tuleb ära defineerida annetajate jaoks, et need nupud nagu töötaks. Ja siis kolmas asi, mis on ääretult oluline, on see, et toetajatega tuleb luua püsisuhe, et inimesed annavad raha siis, kui nad usaldavad ja usalduse teke teadupärast võtab palju aega ja palju tööd ja annetuste kogumisse tulebki täpselt nii suhtuda, nii väikeste kui suurte annetajate seas. Nii, need on siis sellised elementaarsed alused siin. Nüüd räägime siis korraks sellest annetuste kogumise protsessist, et kuidas ta laias laastus välja näeb. Iseenesest ta näeb välja natuke nagu võib-olla iga projekt, millega me oleme harjunud projektitoetuste maailmas tegelemas, on ettevalmistavad tegevused, elluviivad tegevused ja aruandvad tegevused. Ja nüüd on ta lihtsalt vaja siin konkreetses annetuste ja sellises müügikommunikatsiooni kontekstis lahti mõtestada, et mis igas etapis teha tuleb. Nüüd igal turundusplaanil, ükskõik mis sektor ja valdkond, see on laias laastus 3 sellist alustala. Sihtgrupid peavad olema paigas ja defineeritud, kanalid peavad olema sellised, mis vastavad sihtgrupile ja sõnumid täpselt samamoodi. Et kui te oma annetusplaani või sellist turundusplaani välja töötate, siis pidage neid 3 valdkonda kogu aeg silmas. Ja sihtgruppide tasemel tuleks korra läbi mõelda, et mis on siis see konkreetne see toetamise ajend. Sealt hakkavad need müügiargumendid juba välja joonistuma, et mis nuppudele vajutada. Kindlasti tasub ära kaaristada, et mis on segmendis sissetulek, et see defineerib seda, kui palju üldse tasub inimese käest annetust taluda. Ja kolmas ülitähtis asi on see, et kus need inimesed siis liiguvad. Et kas need on kaubanduskeskused või on need ühinguüritused või on need mingid konkreetsed Facebooki lehed või sotsiaalmeedia lehed. Ja see, kus nad liiguvad, hakkab juba defineerima neid kanaleid, kust inimesteni jõuda. Ja need kanalid, alati võib mõelda suurte tänavakampaaniate peale, nagu ala Lastefond teeb või on sellised ala jõulutunneli moodi saatedega. Need on hästi suurtele või võimekatele organisatsioonidele mõeldud meetodid, et nüüd sealt natuke allapoole tulles mõeldes, et mis on nagu kõigile jõukohane, siis sotsiaalmeedia tänapäeval ei ole väga kallis ette võtta, aga mis on sellest kallis, on see inimene, kes suudab siis seda sotsiaalmeedia kampaaniat hallata. Natuke on vaja muidugi ka võib-olla sotsiaalmeedia reklaami eelarvet, aga hästi palju sellest tegevusest peab olema sisu kaudu, et jagada huvitavat infot, huvitavaid edulugusid oma valdkonnast ja seeläbi siis kaasata publikut. Ja kolmas kanal, mida ei tohi mitte kuidagi alahinnata, on siis nii-öelda otsemüük ja see ongi kohtumine valijatega. Inimesed, kes eriti suuremad annetajad, et nendega tuleb isiklikult suhelda ja sinna kuulub kindlasti ka e-mail, mis tegelikult on üks nagu lihtne otsemüügi kanal ja sealt edasi tegelikult e-mailide seas on ka uudiskirjad, mida tasub süsteemselt teha, kui on sellist just nagu väikeannetusi huvi koguda. Isegi tegelikult suurannetusi, need suurannetajad tahavad ka olla uudiskirjade kaudu kursis, et mis ühing teeb ja kuidas läheb. Kui ma nüüd väga ei eksi, siis minu meelest just nimelt see sama otsemüügi teema on nagu siin meie jaoks nagu võib-olla tõenäoliselt kõige keerulisem, eks ole. Et just nagu meie meaning nagu eestlaste jaoks, et selline, et võta sa toru ja helista ja räägi ja saa kokku, et see on võib-olla see kõige suurema barjääri koht, et kirjutada veel nagu võiks ja plakati kleebime ka kuhugi üles, sest me ei pea otseselt inimesega ise suhtlema, eks.
Ja siin tuleb nagu vahemalda selle peale, et nii nagu meile ei meeldi need külmkõned, siis aga annetajatele on need eriti vastunäidustatud. Et selles otsemüügis, eriti suurannetajatega on ülioluline see usaldusliku kontakti loomine, et kas te teate ise mõnda inimest või teil on keegi, kes teab kedagi ja selle kaudu siis oma seda võrgustiku referentsidega laiendada. Aga ma ütlen omast kogemusest, et see on täiesti asendamatu nagu töömeetod. Ja viimaks on siis see sõnumite küsimus. Sõnumid peavad olema hästi lihtsad, eriti mida rohkem on selline kampaania lähenemine paljudele inimestele, siis seal ei tohi olla liiga palju infot. Öeldakse, et peaks olema hästi selge üleskutse, eriti kui on veebipõhine tegevus, et ei anna võimalust annetada näiteks 10, 20, 30, 40, 50, 60 ja 800 eurot, vaid ongi 3 valikut, et on näiteks 10, 25 ja 100. Et inimeste peapulkasid täis ei läheks, kuna valikuid, mida me peame iga päev tegema, on liiga palju ja mida vähem valikuid anda, seda tegelikult suurem on tõenäosus, et üks nendest valikutest ka ära tehakse. Ja jälle, mis puudutab seda toetamise ajendit, siis seal tuleks see tugev puutumus nagu välja tuua. Et ma õppisin Ameerikas ülikoolis nüüd 2 aastat tagasi, mis oli selline suhteliselt kallis lõpu, kuna USA-s tuleb õppemaksud tihtipeale ise maksta. Ja mul oli vaja umbes 50 000 eurot siis kokku saada, et oma õpinguid seal rahastada. Ja loomulikult, mis oli kõige loogilisem koht, oli see, et vaadata selle ülikooli viilistahte sekka ja sealt kaudu hakata toetajaid leidma. Ja nii ta osaliselt lõpuks läks ka, et sealt tuligi 2 toetajat, kes andsid siis selliseid 4-5 kohalisi summasid ühe õnnetu õpingute rahastamiseks. Aga see puutumuse pool oli nagu see, mis neid ajendas, et ükskõik mis teise kooli viilistajana tal ei oleks seda huvi olnud. Et kas see siis on külaselts, kus on nagu ühine asi ajada või mingisugune, võib-olla ka näiteks haigus on ju, kus on inimesel endal see haigus või tema lähedasel, et kõik need ajendid tuleb hästi tegelikult ära kaardistada ja nii-öelda ka nendele mängida, aga seda tugeva sellise pieteeditundega loomulikult. Nii, ja sõnumite juures veel väärib märkimist lugude rääkimine, et see on ka kaasaegses kommunikatsioonis väga tähtsal kohal, aga just, et oleks siuksed kaasavad narratiivid, edulood, kuidas oli täbar olukord, teie organisatsiooni töö tulemusena leiti mingi võimalus inimest aidata ja kuidas see siis muutis olukorda drastiliselt paremaks. Ja mida rikkalikum on meediaga neid lugusid rääkida, et kõige parem on see, kui inimene tuleb ise kohale ja räägib. Teine variant on video ja pilt ja tekst niikuinii. Aga jah, raske on üle hinnata seda, kui tähtis on nende lugude vestmine. Nii, kuidas see siis elukaare mõttes välja peaks lähemalt nägema? Või ütleme, et me nüüd rääkisime sellest ettevalmistavast poolest, et me tegime endale selle annetuse kommunikatsiooniplaani. Nüüd teine etapp on siis kampaaniate elluviimine. Ja see on nüüd eeskätt väiksemate toetajate leidmiseks nagu suures koguses, küll aga selle kommunikatsiooniga te saate ilmselt pihta ka oma suurtele toetajatele, et nende jaoks on see sama oluline, nii et see on selline universaalne lähenemine. Nüüd, kui te olete vähegi kursis sellega, kuidas sotsiaalmeedia postitusi taevasse lennutab, siis see kõik sõltub sellest, kui palju selle postitusega suhestutakse, ehk siis, et palju klikitakse, like'itakse, share itakse ja kommenteeritakse Facebookis mõnda postitust. Ja mida rohkem seda juhtub, seda rohkem Facebook peab seda postitust väärtuslikuks infoks, nii et hakkab seda aina rohkem serveerima kolmandatele osapooltele ka. Et niimoodi võib alustada oma ühingu liikmetest näiteks. Ja kui ta saab tuule tiibadesse, siis ta jõuab juba ühingu liikmete sõpradeni ka. Aga kõik see aktiivsus peab olema kontsentreeritud ajaliselt. Ehk siis, et see avallöök peab olema võimalikult tõhus ja tugev. Nüüd, kuidas seda saavutada, ongi see, et tuleb kaasata kõigepealt oma liikmeid ja sõpru ja sugulasi. Siin ei olegi mitte midagi muud peale sellise isikliku lähenemise.
siis teine strateegia on arvamusliidrite kaasamine sotsiaalmeedias. Sest nende postitusi nii või naapidi väga paljud jälgivad. Just, nendel on suured kasutajaskonnad, nad tegelikult hoiavad oma kasutajaskonda igapäevase postitamisega orbiidil niimoodi, et nende feed siis on ju, nende postitused on kogu aeg nähtavad mõnesajale inimesele näiteks või mõnele tuhandele isegi. Ja ideaalis, kui teil on heategevuslik tegevus, saab neid inimesi kaasata vast tasuta ja heategevuslikus korras. Aga ma ei lööks risti ette ka sellele, et neid palgata mõne kampaania läbiviimisesse. Et siis juba tasub suuremalt ette võtta, et siis võib-olla tasub, äkki saate Tanel Padarile pihta, et siis teete juba ühe video ka ja eelduslikult ta teeb seda tasuta. Aga tegelikult, kui sellest nagu samm professionaalsemalt mõelda, siis võib teda motiveerida sellise summaga, et see investeering siis nii-öelda ennast ka ära tasub. Kust need tasuvuspiirid lähevad ja see on nagu kunst ja teadus samal ajal on ju, et siin rusikareegleid ei ole võimalik nii öelda. Aga jälle, et ei tasu risti ette lüüa, et sellesse võib suhtuda kui investeeringusse. Ja siis tuleb loomulikult kaasata meedia ja jälle, et mida sensatsioonilisem materjal, seda lihtsam on ilmselt Õhtulehti link saada ja sealt hakkab juba jooksma. Mida me näeme tihtipeale, eks ole, on kas on majapõleng või mingisugune väga tõsine haigus, et siis tuleb meedia tegelikult suhteliselt hästi kaasa ka. Aga on palju vähem seksikaid teemasid. Minu hästi suur osa tööst on olnud ajaloohariduse valdkonnas. See on nagu tänuväärt asi, aga ta ei liiguta emotsionaalselt inimesi. Küllalt igav on ju. No suhteliselt jah. Ütleme, et ta on nagu põnev, kui sa seal ajaloo tunnis istud ja sulle hästi räägitakse, aga et nagu annetada sellele tundub hästi paljudele võõras. Nii et siis tegelikult oli olulisel kohal süsteemne töö ajakirjanikega, et nad oleks kogu aeg kursis sellega, mis me teeme ja siis, kui meil oli midagi uudisväärtuslikku, siis oli lootust, et see asi nagu jõudis meediasse ka. Ja ühesõnaga, kui nüüd kõik need osapooled on kaasatud, siis mis on järgmisena ülioluline on see, et see liiklus jõuaks kuskile kampaania lehele. Ja kampaania veeb on siis selline, ütleme, et meil on tavaline koduleht, kus on meie nagu ajatud sõnumid, mida me niikuinii räägime. Ja kampaania veeb siis tehakse konkreetselt selle annetuste kampaania jaoks, mis keskendub sellele sõnumile, mis on antud juhul oluline. Ja kõige nagu võib-olla selgemad kampaania veebid, mida me iga päev näeme, on hooand ja kampaania lehed ise. Aga kõiki kampaaniaid ei pea viima hooandja lehel läbi, et seda võib ka teha oma kodulehe mingi alalehena, kus siis on vajalikud makseliidesed näiteks ära serveeritud. Aga et kõik see furoor, mis nagu käima tõmmatakse, oleks mõistlik kuskile suunata. Ja mis on huvitav on see, et MailChimp on nüüd äsja tulnud välja ühe uue funktsiooniga, et taustaks me vaatame korra ka, aga MailChimp on siis uudiskirja ja veebi või nagu meilikampaaniate läbiviimise rakendus. Ja nad on just teinud siis aasta lõpus ka oma kampaanialehtede funktsionaalsuse niimoodi, et sealt saab hästi kergete vahenditega, ei pea olema veebiarendaja, üles sättida kampaanialehe ja suunata siis kõik see meililiiklus ja sotsiaalmeedia võib sinna maanduda. Et see on siis just see kampaania korraldus. Teine suund, mida ma tahaks näidata, on siis niisugust staatilisemad kampaanialehed. Või kampaanialeht on võib-olla isegi vale öelda, aga siin on siis toetamise lehed. Et jälle, kui suhtlus käib, siis tasub suunata kuskile, kus on selge jutt. Ja väitlusselts, kus mina olen pikalt tegutsenud, seal on siis selline, me kunagi nimetasime seda arengufondiks, et on mingid konkreetsed alategevused ja 2018 aasta jaoks on siis välja valitud 3 prioriteeti, et kuhu liikmete annetused sel perioodil lähevad. Ja igaüks saab siis niimoodi vaadata, et mis neile parajasti kõige rohkem korda läheb. Nüüd sellise nagu sihtotstarbe defineerimisega ei maksa liiale minna, kuna eriti kui vähe annetajaid, siis üheks sihtotstarbeks ei tule võib-olla piisavalt palju raha kokku ja üldse filosoofiliselt tegelikult tuleks nagu ühingu juhatust usaldada selles küsimuses, et kuhu nad raha tahavad panna. Et
ühingud ei peaks tundma suurt kohustust kõikidele annetajatele niimoodi väga meeldida ja just nagu individualiseerida neid toetussuundi. Aga natukene võib teha. Ja samamoodi on pagulasabil on ka ära kaardistatud väga hästi, et mis on need erinevad fondid, kuhu annetaja siis saab raha anda ja siin on need võimalused ilusti ka ära toodud. Et ma ütlen, et siin kuskil on see tasakaalupunkt, et võib-olla on kõige efektiivsem kommunikatsioon jääda ainult selle juurde, et toeta ühingut ja kirjutad ühe sihtotstarbe ja kõik. Et eriti kui on kampaaniapõhine lähenemine, siis tasub nii teha. Aga sellisel üldtoetuste lehel võib lubada natukene laiemat sõnumit. Nii. Ja siis mis juhtub peale seda, kui siis on see suur furoor üles või tekitatud ja inimesed käivad, siis lõppetapis tuleb teha nii-öelda järelhooldust ehk öelda, mida toetaja oma raha eest saab. Ja siin on siis ka erinevad variandid, et eraviisiline tänamine peaks olema nagu see hügieenifaktor, et seda tehakse ühel või teisel juhul, kas see on meili teel või telefonikõnega või tänuüritusel, et siin on palju valikut. Avalik tänamine on natukene keerulisem, kuna kes teab, kas inimene tahab, et teda avalikult tänatakse või mitte. Et väike toetaja ilmselt tahab või seda võib endale lubada, suurem toetaja peab oma privaatsust võib-olla piisavalt oluliseks, et ei maksa. Aga üks kõige tõhusamaid avaliku tänamise formaate, mis ma olen ise nüüd näinud, on üks Ukraina sõjaveteranidega tegelev ühing, Ukrainas konkreetselt. Ja seal siis iga nagu postituse juures pannakse siis edulugu või nagu kellelgi on proteesi vaja. Seal on väga palju sportlaseid on nende veteranide seas, kellel on proteesid. Siis on väga hästi produtseeritud kas videod või pildid sellest inimesest ja siis on alla ära täägitud kõik inimesed, kes selle konkreetse proteesi soetamisel abiks olid. Ja kui ma rääkisin selle inimesega, kes neid kampaaniaid läbi viib, siis ta ütles, et niipea kui ta täägib inimese selle postitusel ära, siis inimene tavaliselt teeb kohe, väga suur osa inimestest teeb kohe uue annetuse. Et see on selline nagu hea meeldetuletuse koht ka ja inimene saab aru, et mu raha läheb asja ette, et siis ei ole kahju seda järjekordset annetust teha. Seal on natuke selline psühholoogia on ka seal taga, et see selline positiivne äramarkimine psühholoogiliselt annab sellise hea emotsiooni, eks? Ja soov seda emotsiooni uuesti kogeda panebki sind tegelikult siis nagu uuesti annetama. Et see on nagu see tunnetus seal taga. Hea behavioristlik lähenemine, porgandiga. Jälle tuleb kasutada mitte liiga sagedasti, et kus see tasakaalupunkt läheb, et suhe ei lähe ekspluatatiivseks. See on ülioluline, pigem harvem kui tihemini võiks olla selline rusikareegel. Siis teine asi, mis oli korraks jutuks, on see oma mõjukommunikatsioon ja edulugude jutustamine. See on täpselt see koht, kus jälle tulevad YouTube ja videod mängu vast kõige efektiivsem. Ja siis on kõik võimalikud tänukirjad, uudiskirjad ja aruanded. Ja siinkohal siis soovitaks kasutada MailChimpi või mõnda sellist rakendust. Ja et see jääks jukseks puhtalt jutuks, siis vaatame korra MailChimpi sisse ka. Et MailChimpis siis saab ideeliselt teha niimoodi, et on võimalik sisestada need nimed ja meili aadressid ja päris palju muud infot nende inimeste kohta, kes siin asjakohased on. Neid saab segmenteerida erinevatesse gruppidesse, kas näiteks linna järgi või mis iganes on organisatsiooni nagu profiil. Ja siit saab siis lisada konkreetselt inimesi. Nüüd, kui siia listi on inimesed pandud, siis järgmine asi on see, et saab teha kampaaniad. Ja kampaaniad on siis see, et tuleb konkreetne e-mail ette valmistada. Seal on mis iganes sõnumid ja pildid, mis vähegi vajalik.
Piltidega ei maksa üle pingutada, kuna Gmailid ja muud programmid on ju saavad päris hästi jaole või nüüd arvavad, et mida rohkem pilte ja klikitavaid materjale, seda suurema tõenäosusega on tegu spämmiga, mis tõttu siis ei lähe need läbi. Aga iseenesest siuksed lihtsalt konkreetsed, natukese visuaalse materjaliga emailid, neid peetakse kõige efektiivsemaks. Ja need emailid võiks siis tegelikult suunata sinna kampaania lehele, kus siis on juba rohkem infot ja võib-olla visuaalsemalt vormistatud info, mis siis innustab seda konkreetset annetust tegema. Ja jälle, et MailChimp on nüüd siis endal selle veebilehe või landing page'i funktsionaalsuse ka välja arendanud. MailChimp ei ole ainus lahendus, millega selliseid asju teha saab, eriti uudiskirjade mõttes, aga MailChimpil on see hea asi, et kui me õigesti mäletada, siis kuni 2000 kontakti saab seal tasuta hallata. Ja seal mingisugune piirmäär ka, et mitu emaili aastas või kuus tohib saata nendele inimestele. Aga ma arvan, et keskmisele Eesti ühingule eriti alguses need piirmäärad on sellised, et saab tasuta algust teha. Nii et seda kassid soovitavad. Nii, nüüd minnes siis siit MailChimpist edasi. Ligi pool tundi või natuke alla poole tunni aega. Küsimusi ei ole vahepeal tulnud, jah. Nii, nüüd on siis küsimus järgmine, et kuidas korraldada sotsiaalmeedia kampaaniaid väiksemate annetuste kogumisel, et mis tüüpi annetusi siis ka õige koguda ja kellelt. Esiteks tuleb siis ära märkida, et see annetuste kogumine on süsteemne kommunikatsioonitöö. Seda ei saa teha ühekordselt või saab, aga võin enam-vähem garanteerida, et kui te teete ühe kampaania, eriti esimese kampaania, siis see läheb aia taha. Sealt saab võib-olla väikese hulga toetajaid kätte, aga see on ainult selle suhte algus, on ju. Ja mida kaugemal on see inimene teie ühingust, seda rohkem tuleb tööd teha, et temaga see püsisuhe luua. Aga ütleme niimoodi, et saabki panna 3 sellisesse nagu raadiusesse oma ühingust, et on ühingu liikmed, sealhulgas siis nagu liikmemaksud, üks eraldi tüüp, mis jälle Eestis on õnnetult võib-olla vähene, aga mida tuleks minu arvast lihtsalt suruda, et kui ühingud ise ei palu liikmemakse, siis keegi teine ka ei palu. Niisama inimesed. Niisama jah, liikmemakse ei hakata maksma. Annetusi võib-olla tehakse ka palumise peale, aga jälle, et see oleks siuke rutiinne tegevus, see on meie endi suruda. Siis teine asi on, eks ole, kogukonna liikmelt, et hea lihtne näide on külaselts või Eesti väitlusselts, kus on mingisugune konkreetne hobi, tegevus. Ja siis on annetusi inimesel tänaval. Ja ma arvan, et kõikidele tuleb natukene erinevalt läheneda. Nii et siis nende kampaaniate läbiviimisel, et me sellest elukaarest rääkisime, aga kuidas siis paketeerida. Et kõige nagu võib-olla käepärasem või tuntum variant on siis see, et oma projektide toetamine. Et Eesti väitlusseltsi, mille nägime, eks ole, et me tahame lähetada väitlejad kuskile välisturniirile, näiteks MM-ile. Siinkohal märgin ära, et eestlane tuli just maailmameistriks väitlemises. Natuke ikka selle tulemusena, et liikmed on toetanud seda sama inimest, kes siis sinna lõpuks jõudis. See on reaalselt tänavine uudis. Aga ütleme, et saab konkreetselt siis oma seda projekti toetada. Teine teema, mis on palju vähem seksikas, aga ma arvan, et aina strateegilisem on see oma üldkulude toetamine. Ja see on ka see koht, kus kuidas ma ütlen, ühest küljest on aluseks see usalduslik suhe ja teisest küljest see udupeen kommunikatsioon, et üldkulud võivad olla juhatuse palk ja kontor ja muud asjad, mis tunduvad nagu niivõrd mõjukauged. Aga teisest küljest paljud rahastajad just neid asju ei toeta. Paljud rahastajad keskenduvad just projektide toetamisele. Mis tõttu see kokteil, mida strateegiliselt nagu kokku keerata, ongi see, et tegelikult tavalistest annetustest, kus ei pea eriti aru andma ja mida saab oma äranägemise järgi kasutada, et sealt rohkem üldkuludeks leida. Jälle seda on raskem müüa, aga minu arust see on nagu kõige selline jätkusuutlikum ja stabiilsust loovam idee,
eriti kui seal saab püsiannetused jooksma sellisel kujul. Nii, siis kolmas asi on arengufond või sellised ka nagu arengu- või esmakordsed tegevused. Et Eesti Väitlusseltsis me formuleerisime selle kunagi niimoodi ja me ütlesime, et arengufond on täpselt need nagu vahepealseteks asjadeks, et me kindlasti ei maksa sealt juhatuse tasusid. Me ühtlasi ei maksa sealt nagu tavaliste jooksvate tegevuste kulusid, kuna nendel on üldjuhul mingisugune rahastus juba peal. Küll aga kui me tahame mingit uut asja ellu kutsuda, et võib-olla saata inimesed kuskile väitluslaagrisse, et siis need on nagu need asjad, mis kuskilt Eesti avaliku sektori rahastusest ei saa mitte kuidagi, ükski fond ka ei rahasta, nii et see jääbki ainult nagu liikmete teha. Või teine kampaania, mis me sealt oleme, on ka see, et alguses saanud natukene märka argumenti, mis on siis üks valimiste ajal Eesti Väitlusselts teeb, et poliitikud argumenteeriks oma seisukohti ja ei teeks populistlikke ja demagoogilisi väljaütlemisi. Et seda tegevussuunda toetada, siis on liikmetelt annetusi kogutud selle eesmärgil. Ja see läheb eriti korda tegelikult võib-olla nagu suurematele toetajatele, kellele meeldib anda nagu alginvesteeringuks mingisugune raha, peaasi, et see asi siis nagu hiljem ise omal jõul edasi elab, on ju. Et see on suhteliselt atraktiivne formaat tegelikult. Ja mis on ka hästi olulisel kohal on see edasi toetamine. Ehk siis mida pagulasabi tegi nüüd Ukraina kriisi järel ja eriti kui see humanitaarkriis seal väga intensiivne oli, et siis koguti on ju Eesti tavaliselt inimestelt kas siis raha või mingiseid ravimeid, marlit, et saaks haavu siduda. Aga see edasi toetamise formaat, ma arvan ka, et nagu väga atraktiivne, eriti kui see ei ole tingimata rahalisel kujul. Aga jah, Toidupank, eks ole, on ka suurepärane näide sellest, kuidas antakse edasi. Ja eeduslikult Toidupanga juhatus ei söö seda salvestisuppi ära, nii et siis on ka selles suhtes nagu väga inimene tunneb, et jah, see läheb nagu abi jõuab vajajani. Nii et ma soovitan nende Eesti Väitlusseltsi ja pagulasabi näidetega veel tutvuda. Nii. Ja siis teine küsimus on see, et kuidas formuleerida oma need annetused. Et liikmemaks on see, mida ma arvan, eriti ühingud, kes tegelevad mingi huvikaitsega, peaksid kindlasti rõhutama. Kohustuslikuks ilmselt me ei saa seda lubada või sunni peale, aga südametunnistusele panna. Siis teine variant on ühekordne annetus tegevustele või kuskile mujale, siis on püsiannetus. Ja need kõik on hästi tuttavad asjad Eestis, ma arvan. Aga mida Eestis on vähe ja mida Ameerikas on väga palju, on oma tulumeenete müügist. Ja need on need samad nagu T-särgid, nokamütsid, võib-olla pastakad ja mis iganes me veel kuskilt reklaamkataloogist saame. Võib-olla ka nagu, ma ei tea, küpsised või limonaad, on ju. Aga et neid saab müüa nagu kõva juurdehindlusega. Kõik teavad, et see juurdehindlus on seal vahel, aga see natuke võtab selle esimese sügeluse ära, et mis ma siis ikkagi nagu vastu saan selle eest. Selline psühholoogiline võte mingis mõttes. Ja te võite isegi nagu öelda, et kui palju siis sellest ühest asjast annetuseks läheb. Rukkilille tegelikult kampaania on Eestis väga hea näide sellest ka. Aga mida ma ei ole Eestis praktiliselt üldse näinud, on see, et nagu oma ühingu ala logodega või mingit oma ühingu nagu visuaali kandvate esemete müük. Ja minu arust see on, jälle see ei ole nagu tarbimisharjumus eestlaste seas, aga seda tegelikult võiks natukene rohkem teha. Ja miks seda võiks rohkem teha lisaks sellele, et seal saab tulu, on seesama, et kui inimesel on ju, ma ei tea, ostis selle pastaka nüüd, ma ei tea, 10 euro eest. Tegelikult on €0,5 pastakas, aga ta hea meelega maksis 10 eurot. Siis ta veel kirjutab ka sellega iga päev. Ehk siis, et see püsisuhe, mida me üritame annetajatega luua, tekib selle kaudu, selle eseme kaudu või nokamütsi või midagi muu. Meie külaseltsis oleme müünud T-särke. Ürituste täitsa hästi läksid. Muidugi me paketeerisime need kohaliku koduõllega. Ehk siis see oli nagu ka päris korraliku juurdehindlusega. See oli nagu hea selline pakett.
aga tulemus oli see, et me tegelikult oma suuremad üritused suutsime tegelikult oma tuluga ära katta. Et rikkaks ei saa, aga see ei olegi ühegi MTÜ või sihtasutuse nagu loogika, eks. Aga täiesti nagu toimis. Ja näen, eriti see koduõlu touch, et see on nagu selline natuke harjumatu uudne, aga no küll ma selle 5 euro selle ära. Selle me kusjuures ka brändisime veel eraldi sildi ja asjadega, et ta nägi nagu tegelikult nagu päris välja ka veel lisaks kõigile muule. Et töötas nagu täitsa hästi ja kõvasti tuli puudu, ütleme nii. Ja tänapäeval, eks ole, see on suhteliselt lihtne juba ära brändida oma asjadega, et trükid neid etikette välja ja... See tõesti oli lihtne, tehniliselt oli ka nagu lihtne. Mäletan, me tegime sõbrale sünnipäeva pingiks 17 eri etiketiga õlu ja me ostsime mingid suvalised käsitööõlled, vahetasime sildid ära ja siis kujundasime iga etiketi eraldi. Et jälle võtab natuke tööd, natuke disaini, natukene loovust, aga üliefektiivne, kui see õigesti välja mängida. Ja sellele nähtavuse lisaks tegelikult saab nende esemete kaudu juurutada ka siis seda ühingu identiteeti, mis on nagu teine element selles püsisuhtes on ju, et ta tõesti tunneb, et ta on selle osa. Ja väga kihvt näide viimasel ajal on see, et Elon Musk, meie selline rahvusvahelise kaliibri ettevõtja tänapäeval, kellel on umbes 57 erinevat firmat nüüdseks, kõik vallutavad Marsi või maailma. Tal on siis, kui te ei ole kuulnud, on uus ettevõte, mis kaevab tunneleid. Tahab tunneleid kaevata 10 korda kiiremini, kui praegune tehnoloogia võimaldab. Nüüd ei hakka sinna laskuma, kuidas ta seda teeb, aga see on firma, see ei ole ka mittetulundusühing. Mida tema tegi, oli see, et ta hakkas müüma siis selle firma nimega mütse, nokamütse. Ja ta müüs neid $300,000 eest. Ühe mütsi hind? Ei, kokku oli käive 300,000 ja seda ta ei müünud mitte kasumi pärast, vaid selleks, et kuidagi nagu rahastada neid arendustegevusi, mis tal seal ettevõttes on. Eestis $300,000 eest ka 300,000 mütsi müüa on väga raske, rääkimata ühest. Aga see on nagu suurepärane näide sellest, kuidas mingisugune nagu äge liikumine, et me teeme tunneleid, on niivõrd kütkestav, et inimesed hea meelega panevad sinna raha alla. Muidugi maske ettevõtted ja bränding on niivõrd erakordne, et ta suudab seda isegi eraettevõttena nagu kommunikeerida või maha müüa. Aga tasub mõelda. Ja siis on müük üritustel on üks lihtne formaat, kuidas seda teha ja tänapäeval jälle USAs populaarsem, loogilistel põhjustel meil mitte, aga et sa saad ka põhimõtteliselt veebis ju selle jooksvalt käima panna, et sa saad selle ära automatiseerida. Paned oma ühingu logo Printify'sse ülesse, seal valid välja, et mis on need konkreetsed tooted, mida siis sa tahad müüa Printify's. Need võivad ka olla need samad T-särgid ja pastakad ja kruusid ja siis kes iganes tahab tellida seda toodet endale tellib, see tellimus täidetakse automaatselt ära, trükitakse ühe korra peale, siuke print on demand lahendus ja ise peabki ainult nagu selle turunduse ja kommunikatsiooni eest vastutama. Nüüd tõsine küsimus Eestis on see, et kas need mahud lähevad meil kunagi nii suureks, et kogu seda asja nagu tõsiselt ette võtta, et olen kahtaval seisukohal, aga ütleme, et trendina selle merchandise'i või nänni müük veebis on tegelikult asi, mis maailmas praegu liigub. Nii, ja mis ma veel tahtsin ühe näite tuua oma praktikast on nii, kas see oli küsimus? Printify siis ma eeldan on see küsimus. Praeguse graafiku juures ei jõua seda kindlasti näidata, küll aga see on suhteliselt lihtne. Ma olen seda ise teinud ühe korra selle üles sättinud, et seal tulebki korralikus resolutsioonis logo, mis on skaleeruv või vektor logo. See tuleb üles laadida, seal on kõik need T-särgid ja kruusid, asjad on nagu maketid on olemas. Ise vaatad, kuhu see logo, kui suurelt ta kuskile läheb. Ja siis lükkad selle nagu e-poe püsti. Ja Printify on siis integreeritud Shopify e-poega, nii et seal läheb see nii käima. No seega sinult on võetud ära see vajadus hakata kuskilt otsima, kust ma saan selle kruusi, kust ma seda trükin, kust ma selle kätte saan, vaid et sinu asi on lihtsalt see ülesse panna, ära kommunikeerida ja kõik. Ja sellel Printify'l on see osa, et seal on kuutasu. Või Shopify'l oli kuutasu, Printify võtab tehingu pealt. Et kui see ette võtta Shopify platvormil, siis seal peab olema nagu aru saama, et sealt ikkagi iga kuu vähemalt tuleb, ma ei tea, 100 või 200 eurot on ju kasumit, et see kuutasu nagu ära ei sööks. Jah, just. Nii,
siis mis ma veel tahtsin näidata nüüd nende kampaaniate valguses on siis üks kampaania, millega ma olin kaudselt seotud. Mu endine tööandja sihtasutus Unitas. Nüüd on Eesti Mälu Instituudiga liitunud. Seal siis kolleegid tegid Kogume lugu kampaania ja see oli siis Hooandja lehel. See on nüüd seesama kampaania veeb, on ju, et täitis seda funktsiooni. Kohe on video ära toodud, mida Hooandja ka eeldab, kuna kui sul videot ei ole, siis see sõnum jääb natukene nagu kitsaks. Siis siin on kogu see lugu ära räägitud, et mida täpselt toetatakse. See oli siis Kogume lugu uue portaali avamine. See on põhimõtteliselt videolugude portaal, kus siis inimesed räägivad neid lugusid, kas neid küüditati Siberisse, kuidas nad sealt tagasi tulid, on väliseestlaste lood, kuidas nad põgenesid, 20. sajandi asjad, on holokausti lugusid. Jälle see ei ole teema, mida nagu massitarbe korras toetada või et see on nagu kodutute kasside koerte seksikusastmega. Aga mis me siis tegime, oli see, et me ajasime kõik oma sugulased ja tuttavad siia püsti. Lõpuks leidsime 51 toetajat ja 7000 eurot oli suhteliselt ambitsioonikas eesmärk ja nüüd see on nagu hästi õpetlik näide sellest, kuidas väiketoetajad ja suurtoetajad tulevad kokku. Et me saime siin terve portsu neid väikseid annetusi ja siis tuli üks 5000 eurone toetus. Ja see oli inimene, kellega meil oli ammu suhe, kes oli meid nagu varem ka toetanud ja kes nagu komistas selle kampaania otsa ja leidis, et nüüd siis võiks veel teha. Antud juhul siis 4-kohalise summa. Et selles suhtes need kampaaniad, kogu kommunikatsioon, et ma ei tea, ettevõtjad on ka inimesed, et nemad ju elavad samas inforuumis, kus kõik ülejäänud. Et tasub neid ka teavitada oma kampaaniatest näiteks. Seal oli sul väga mitu erinevat summat annetustele. Varem ütlesid, et pane 3 tükki, et seal oli sul 5. See oli ilmselt Hooandja profiili jah ka, kuigi võib-olla seal isegi tegelikult sai määrata. Emskumps, igatahes põhitõena tuleb pigem piiri hoida, pidada. Nii, vaatame, nüüd on umbes 10 minutit veel, okei. Nüüd viimane plokk on siis, kui me enne rääkisime peamiselt suhtlusest väikeste toetajatega ja just nagu kampaaniapõhine, siis nüüd on teine küsimus on, et mis on need suurte toetajatega töötamise viisid. Nüüd viisid on ilmselt meile jällegi paljuski tuttavad, aga heade veebilahendustega saab neid protsesse siis ütleme tõhustada. Nii, mida ma olen ühel või teisel viisil kas teinud või näinud lähedalt on teemahommikud. Jälle oma seal ajaloo haridusvaldkonnas me siis korraldasime ütleme, et ühiskonnast hoolivatele ettevõtjatele hommikukohvisid, kus siis meil oli kas näiteks mõni ajaloolane oli kõneleja ja rääkis mingist sellisest nagu hetkel kandvast teemast, et see arvamusliidrite kohale saamine on tegelikult nagu hästi olulisel kohal, kuna selle peale tulevad siis nagu ühiskonnast hoolivad ettevõtjad ka kohale. Nad saavad mingit nagu huvitavat sisekaemust, mingit infot, nad saavad seal võib-olla natukene üksteisega võrgustuda ja see on selline eriti ameerikalik lähenemine nende heategevuslike õhtusöökide raames. Et seal makstakse nagu $10,000 $5 steigi eest ja kõik saavad aru, et see on ülehinnatud, aga et seal on mingid inimesed kohal ja mingit nagu sisekaemus saab jälle. Ja ma arvan, et Eestis on sellised nagu selle prestiiži müümine suhteliselt raske, aga just sellise nagu põneva info müük mingite arvamusliidrite kaudu, et seda võib Eestis teha ja see on vähemalt mul vanas sihtasutuses õnnestus. Nii, okei, heategevuslikud õhtusöögid, kontserdid, oksjonid, ma arvan, et see on jälle selline nagu väga, väga lihtne või nagu arusaadav kõigile. Mis on vähem Eestis levinud, on nõukogu liikmete kaudu rahastuse leidmine ja USAs on see metoodika hästi paika loksunud, kõik saavad sellest mängust hästi aru, et on ühing, kes leiab endale 5-6 nõukogu liiget, kes on siis kõik ühte või teistpidi on näiteks ettevõtjad või ühiskonnategelased ja
eriti ettevõtjatega on see hea asi, et ühest küljest nad suudavad ühingu valitsemisele kaasa aidata, kuna nad on juhtimisega tuttavad, aga teisest küljest neil on siis ka mingid kontaktid ja kui nemad nagu ütlevad, et see on mulle oluline teema, siis neil on realistlik saada oma nagu teisi nii-öelda rahajõmme siis sinna ka nagu toetajate sekka. Ja selle võrgustiku kaudu töötamine, USA-s toobki sisse, võib nagu 6-kohalisi summasid toob kindlasti sisse iga aasta ühingutele ja seal piiri nagu eriti ei ole, et sõltub, kui kõvad mehed ja naised sinna nõukogusse siis saada. Jälle, kus neid leida? Tuleb leida inimesed, kes asjast hoolivad, kas oma tutvusringkonna kaudu või kuidagi muud moodi info liigub, on ju, et see on tema jaoks oluline teema, kutsuda ja sealt siis edasi. Ja hea trikk, mida siin kasutada on ka see, et küsida siis kas nõukogu liikmelt endalt või ka tema nendelt sõpradelt, kaaslastelt, kui võimalik, mitme aasta peale annetus. Et järgmise 3 aasta jooksul võiks iga aasta näiteks 5000 eurot anda. Kuna see rääkimise vaev on ühe suur, aga kas sa korrutad selle 2 või 3-ga läbi selle summa, mis tuleb, et sisuliselt teeb sama välja, on ju. Jälle, kus see piir läheb, mitu aastat, mis see konkreetne summa on ise asi, aga kui see õigesti paika panna, siis ei tohiks olla raske. Jälle, selle profiiliga inimestele meeldib asjaolu, et tehakse nagu süsteemselt, pikaajaliselt, kui seal rahal on selge sihtotstarve, on ju, see võib ka üldkulude sihtotstarve olla, aga et see on kommunikeeritud, et siis see on väärt asi. Ja teine, mis on nagu analoogne, aga veel laiema haardega on nii-öelda ühingu sõprade ring. Ja inglise keeles nimetatakse seda siis friends of ja edasi tuleb ühingu nimi. Ja see käib enam-vähem samamoodi, et sa leiad siin inimesi, kes hoolivad, kes saavad toetada. Alati ei pea rahaliselt toetama, see võib olla ükskõik mis muud pidi toetamine ka, et ma ei tea, kas see kuulus inimene saad ka sinna sõprade ringi, see jälle arvamusliidri saad sinna sõprade ringi. Ja seal puudub see nõukogu kohustus käia kohal, hoida asjadel silma peal, aruandeid ja ma ei tea, aastakavasid kinnitada. Aga efekt on tegelikult sama, et sa lood sellise identiteedi ja nagu lingi oma organisatsiooniga. Et neid kahte viimast asja soovitaks tegelikult Eesti ühingutel palju rohkem kasutada. Ja nüüd, kuidas seda siis tehniliselt lihtsustada? Nii. Et mina, kui ma oma seda tööd tegin suurannetajatega, siis ma alustasin sellest, et oli lihtsalt üks kena Exceli tabel või Google Sheetsi tabel. Ja seal käis, see on kõige elementaarsem kontaktihaldus, kes, kus ta töötab, mis ta teeb, kuidas temani jõuda, siis see on tähtsal kohal see toetamise ajendite teema. Ja siis on mingisugune hetkeseis, et kas, kui kaugel ma selles etapi suhtes olen temaga, kas ta on midagi võib-olla toetanud, et tekib selline ajalooline või institutsionaalne mälu ja kõik kommentaarid. Et ülilihtne ja väga tõhus ja just see ajaloolise mälu tekitamiseks ka, kuna üks inimene mäletab, aga kui mahud lähevad suureks ja inimesed vahetuvad, siis on selline logi ülitähtis. Nii, aga okei, see on selline lihtne viis. Nüüd teine meetod, kuidas seda hallata, mis on natukene peenem, on siis protsessipõhine. Ja Trellos saab selle täiesti tasuta ära või üles panna ja iseenesest on siis see müügitoru või protsess on siin ära kaarditatud erinevateks või jaotatud eri etappideks. Ja siin on siis nagu see konkreetne kontakt, inglise keeles lead. Siis järgmine teema on see, et kas nii, ma vist saan selle suuremaks, kui ma natukene pingutan. Nii. Nüüd on äkki natukene suurem. Võid teha niimoodi veel. Teen niimoodi. Jah. Ühesõnaga, siin on siis see kontakt. See on see, kas selle kontaktiga ma olen ühendust võtnud. Siin on mul küll institutsionaalsed toetajad, aga eraisikud võib siia ju samamoodi panna. Siis on see, et kas selle kontaktil on mingisugune nagu teadlik huvi, et ta ei ütle kohe ära, vaid ütleb, okei, räägime edasi.
siis järgmine etapp on see, et ma olen saatnud talle mingisuguse ettepaneku, et kas see siis on projektitoetus või mingisugune muu ettepanek. Või kas see on ettevalmistamisel, siis on see, et kas see on saadetud, siin ma olen juba pannud, et mis summa peale näiteks on saadetud. Ja siit edasi on see, et kas ta siis on teinud commitmenti või ütelnud, et jah. Siis siit edasi, eks ole, kas on juba ära tehtud see tehing, kas ta on reaalselt näiteks üle kandnud või mingil muul viisil toetanud. Siin on see, et kas ta on ei öelnud ja tegelikult siis viimaks on veel see, et kas talle on ka aru antud, et kas ta teab, mis sellest toetusest sai. Ja niimoodi siis saab seda toru ilusti hallata ja siin saab ühest etapist teise lohistada ja Trello võimaldab igasuguseid nagu kommentaare, attachment'e, remindereid või meeldetuletusi on ju teisi inimesi, kes on sellega seotud näiteks tiimis siia panna. Ja niimoodi on ka mõnus seda ülevaadet hoida. Aga nüüd, mis on siis järgmine etapp sellest on siis Pipedrive. Pipedrive vast on paljud kuulnud ka, aga on siis Eesti on üks juhtivaid edukamaid startup'e, mis ongi müügitoru halduseks mõeldud. Ja iseenesest ta on üles ehitatud samamoodi protsessipõhiselt nagu see Trello tahvel oli. Et siin on potentsiaalne klient ühendust võetud, demo planeeritud, pakkumine tehtud. Igaüks võib ise selle jaotuse välja mõelda, et see ei ole kellegi poolt ette antud, aga mingisugune nagu loogiline ahel võiks seal olla. Mida nüüd Pipedrive teeb erinevalt siis Trellost on see, et ütleme, et siin sa saad lohistada neid asju edasi-tagasi ka, aga Pipedrive kombineerib siis selle protsessipõhise lohistamise torus, teisest küljest kontaktihalduse, kuna sa saad siia rakendusse kõik need kontaktid sisse tuua, sealhulgas siis see suhte ajalugu ja kolmandaks, mis on Pipedrive'i nagu kallimal versioonil sees, on emaili liides. Nii et sa saad nagu vaadata seda emaili või kirjavahetust või telefonikõnede logi, kui sa pead seda ise. See on nagu kõik ühes kohas olemas. Ja see ei ole nüüd päris tasuta, aga Pipedrive ei ole ka nagu väga kallis rakendus, et ilmselt on mingi 15 eurot kuus. Kasutaja kohta või? Jah. Kas ta on juba 15 või? 9 ei olnud või? Natukene kasvavad. Hindadel on see halb komme. Nii, need 10 eurot on see hõbeversioon. No vot, et selles suhtes ülimugav tööriist, jälle temaga kaasneb igakuine kulu, tuleb välja mõelda, et kas see on seda väärt või mitte, aga mugav ta kindlasti on. Nii. Vaatan korra. See on 1 minut ka. Ja Pipedrive'is on see, et kui keegi tahab niisama vaadata, siis 2 korda nädalas on seal veebiseminarid algajatel, et nad kirjeldavad, et kuidas seal kontot luua ja kuidas kolleegidega koostööd teha ja kuidas kontakte sisestada ja nii edasi. Et sellega võib täiesti tasuta tutvust teha ja on ka vist 2-nädalane see prooviperiood. Nii, aga käesolevaga on nüüd siis need slaidid läbi käidud. Kui küsimusi veel tuleb, üks küsimus sealt paistab. Kas ja kuidas Pipedrive'ist saab on meid üle kanda Excelisse või umbes sellised programmi? No me nüüd ei ole Pipedrive ise sellises mahus kasutanud, ma olen ise ainult katsetanud seda, et ma ei ole ise pidanud eksporti tegema. Ma usun, aga andmete sisse-välja käimine on, et see on neil hästi tähtsal kohal ka, kuna tänapäeval startupid ei saa lubada või tarkvarad ei saa lubada, et klient kardab sinna lukku jäämist. Ja siis üldjuhul on see andmete välja migreerimine täiesti võimalik. Aga jah, soovitan kontakteeruda Pipedrive'i, esiteks minna kodulehele ja siis vajadusel kontakteeruda klienditoega. Sealt saab ette. Nii. Meie seal. Aga käesolevaga siis mina ütlen aitäh. Kui teil on veel küsimusi, siis mind saab kätte aadressilt uve@budgetmatador.com ja minuga võib julgesti ühendust võtta antud teemadel. Väga hea. Aitäh!